kõigist, mis õppis veel hingama. Vabadus taskus, aga raske oli hinnata. Tibla pani minema ja mina sain vabaks. Tõmbasin suitsu ja rubla sai krooniks. No pohuri! Poodides kütnus, aga südames punk. Vabadus tuli ja kõrvas nüüd kuldne punkt. Elu me soovime elata, aga keegi ei teadnud veel, kus päriselt alata. Vanaema räägis ajast, mis oli vaikne ja karm, aga minul seljas tagi ja šarm. Ei hoolinud enam, mis oli, vaatasin, kuhu ma varsti kolin. Ühel pool minevik, teisel pool uus tee. Rahvas otsis ennast nagu piglist peegeldust veel. Tänavad täitusid uute värvidega, reklaamidaamid ja muusika tulid kiirete tuultega. Kõik tahtsid olla kõetan ja mua, kojuti end võimar ja kirjade vastu, et saaks lõhnata nagu soe preilili vahemelest. Kuulides õpetati uut moodi mõtlema, aga keegi ei õpetanud, kuidas ennast mõista. Kas olla see, keda ühiskond ootab õkse? Kelleks ole neid koora? Linnad kasvasid, inimesed arenesid, ununema hakkasid vene hirmud, aga küsimus jäi ikka õhku. Kas me oleme lõpuks leidnud? Kes ma olen, kui kõik ümber muutub, kui vana maailm vaikselt kokku kukub? Kas ma olen see, mida teised näevad, võidid hääled, mis mu sees ikka kumavad? Internet tuli ja avas kõik uksed, väiksest Eestist et korraga suured südamed uksed. MSN-i aknad ja orkudi rääd, järsku oli võimalik olla keegi kolmas jääd. Kripe ja arvutipilt, solla sõber, viskab kirdusi jääd. Euroopa Liit ja piirid kadusid ees, maailm muutus selgemaks meie sees. Kõik jooksid kiiremini tuleviku poole, ega hinges jäi küsimus, kas see kõik on minule. Kirjanikud kirjutasid üksindusest linnas, kus inimesed olid koos, kuid mõtted kinnas. Luuletes peitus vaikne segadus, armastus, hirm ja sisemine kaugus. Tundsin lugedes end nagu õnnepalu ilma õnneta. Muusikud maalisid katkisin nägusid, värvide alla peidetud valusaid küsimusi. Panksi näitas noortele avaldatud survet, meie proovisime autoga mitte välja lennata. Kurvis muusika kailus maailmalemalt kui sõnad, sest noorte sees olid sellega mõttud tunded. Genka ütles, elu on film, mida käib ei pilaka, mille saad läbi sõita ka peata. Graffiti seintel ja kõrvaklapid pees, igaüks otsis midagi iseenda sees. Kes ma olen, kui kõik ümber muutub, kui vana maailm vaikselt kokku kukub? Kas ma olen see, mida teised teeb, või need jalad, et mis mu sees ikka kumama? Telefon käes ja maailm taskus, aga vaikus kasvab vähem südame raskus. Instagram õpetab, kuidas peab olema, mitte kuidas päriselt omadele leida. Kui võrdlevad ennast täiuslike piltidega, naer ja kortsud peidetud filtrite kaudu. Üks swipe veel ja jälle uus trend, aga kes olen mina selle kõige sees? Sõjad, kliimahirr ja lõputu müra, uudised kajavad igal hommikul vastu. Noored kannavad rohkem kui kunagi varem, kuigi väljast peab näima tugev ja parem. Võib-olla identiteet ei olegi kindel ka, ei saa seda küpsetada kui sai. Ükskõik maalin, kihtele olen pole, läheb vakka meis kogemuste paru. Muusika muutub, ajalugu liimub, kirjandus räägib, kuidas inimene triilib iga ajastu sees. Et seda küsimusi välkib, ma muru kuhugi või otsin ikka lõlku nälga. Kes ma olen, kui maailm mind muudab, kui iga päev uus ajastu puudutab? Ma ei pea olema täiuslik nägu, piisab sellest, et õpin tundma iseennast täis. Näen, nevik jääb, aga edasi peab minema. Iseenda häält ei tohi ära peita, kui kõik ümber muutub taas ja taas, siis ehk identiteet ongi lihtsalt kasvamine ajas. Täiuslike piltidega, naer